Mis on see salapärane koostisosa, mis muudab osad õpilased ja täiskasvanud edukamaks kui teised? Psühholoog Angela Duckworth viis läbi erinevaid uuringuid, et paljastada, mis on see salapärane koostisosa. Ta viis läbi tuhandeid teste väga erinevates gruppides ja kohtades ning jõudis põnevale tulemusele. Peamine edu ennustaja ehk omadus ei ole hea välimus, füüsiline tervis ega IQ, see on südikus või inglise keeles grit. Kui sa ei tea, mida südikus tähendab, siis see on segu visadusest, kiirlikkusest, sihikindlusest ja väga pikaajaliste eesmärkide saavutamisel. See on vastupidavus ja päevast päeva pingutamine, et muuta tuleviku visioon reaalsuseks. Nagu Duckworth ütleb, see on elu elamine maratonina, mitte sprindina. Ja ma pean ütlema, et elu sprindina elamine tunduks päris väsitav. Ja kui ta oma uuringutes jätkas tuhandete gümnaasiumiõpilastega, siis selgus, et südikatel lastel oli oluliselt suurem tõenäosus kool edukalt lõpetada. Aga kuidas me saame oma laste südikust arendada? Mida teha, et õpetada neile järjepidevust ja hoida lapsi pikemas perspektiivis motiveeritud? Esiteks, ärge muretsege, talent ei ole määrav. Nagu Duckworth tõestas, paljud väga andekad inimesed ei ole alati visad. Parim lahendus, milleni ta jõudis, on edenemise mõtteviis ehk growth mindset. See on Carol Dwecki poolt Stanfordi ülikoolis välja töötatud idee ja uskumus, et õppimisvõime ei ole fikseeritud ja võib muutuda pingutuse abil. Dr. Dweck on näidanud, et kui lapsed õpivad tundma aju ja kuidas see väljakutsetele reageerides muutub ja areneb, tõusevad nad pärast ebaõnnestumist palju tõenäolisemalt püsti, sest nad ei usu, et see on püsiv seisund. Edenemismõtteviis aitab pigem juhtunust õppida ja järgmine kord veel rohkem pingutada ning mitte alla anda. Nii et edenemise mõtteviisi arendamine on väga hea vahend järjepidevuse treenimiseks ja ka lapsevanema või õpetaja rolli tasuks võtta kui maratoni, kus me saame pidevalt end täiendada ja püsida kasvamise lainel. Nii et näeme trennis.